Nii, kus ma siit lähen läbi, et ma siit teed, ma lähen siit teest niisama läbi. Nii, aga tere õhtust siis kõigile, kes on tulnud kohale ja tere õhtust ka videovaatajatele. Rõõm on väga suur, et nii palju Riigikogu saadikuid on võtnud vastu kutse tulla kohale ja meie küsimustele vastata. Ütlen siis sissejuhatuseks, et organiseeris selle vestlusõhtu MTÜ Tänu loodusele ja meie oleme grupp kohalikke, kes muretsevad erinevate looduskeskkonna ja inimkeskkonna probleemide pärast, soovivad midagi paremaks teha, soovivad olla kaasatud ja siis sellepärast, kuna meil tekkis küsimusi just seoses selle metsanduse arengukavaga, siis me mõtlesime, et selline formaat, et kutsume teid siia ja saame otse küsida, et see sobib kõige paremini. Nii, aga ma hakkaksin siis pihta hoopis sellisest asjast, et vaatasin värskelt järele, on olemas selline organisatsioon nagu Overshoot Day, mis tähendab siis seda, et juba aastaid toimub inimese poolt ressursside ülekasutamine. Ja kas te oskate pakkuda, mis kuupäevaks aastal 2020 on siis need ressursid ära kasutatud, mis selleks aastaks ette nähtud on? No, ma ei tea, ma võib-olla siis käin otsa lahti. Aga lühidi küsimus, kas sa tead, mis kuupäevaks? Et see on väga hea küsimus, et oleneb, mis ressurssidest me räägime, mis otsa peavad saama aastal 2020. Ei. Et see on, ressurss on nii lai mõiste, et siin peaks natuke täpsustama, missugused ressursid. Kõiki igasuguseid ressursse on planeedil Maa meie jaoks, et me saaksime hingata värsket õhku, et me saaksime juua puhast vett, mulda, metsa, taimi, kõik ressursid kokku. Et need aastaks 2020 küll mitte kuidagi otsa ei saa. Igaks aastaks on oma ports ette nähtud. Ja ei tule õhust meil puudus veel niipea, ei tule meil ka veest, meie piirkonnas veel puudust, ei tule meil ei metsast puudus ega marjadest ega ka loomadest, nii et no see on ikkagi taastumisest. Aitäh! Igatahes see organisatsioon on siis arvestanud välja selle inimese selline ületarbimise ja öelnud, et siis 22. augustiks selleks aastaks oli selle aasta varud otsas. Ja see tähendab seda, et praegu me elame põhimõtteliselt siis võlgu. Tuleviku põlvkonna nimel arvelt ja mis enesetunde see kellegi meisse tekitab, eks see ole individuaalne. Ja siis ütleksin veel sedasi, et ilmus nüüd Sirbis Aveliina Helmi poolt üsna terav ja sarkastiline arvamuslugu ja ta seal ütleb, et Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu elurikkuse strateegia osas kirjutasid siis 2 suurt põllumajandustootjate ja metsaomanike esindusorganisatsiooni nii, et toetame initsiatiivi edendada bioloogilist mitmekesisust, kuid oluline on tagada nii põllumajandus kui metsandussektori elujõulisus. Aga me teame ju väga hästi, et selline majandusmudel, nagu meil praegu on, et ei ole sugugi ei elujõuline ega ka jätkusuutlik. Et meil on käes kriis, see on üks kriis, see on väärtuskriis, see väljendub mitmes eri aspektis. Me võime rääkida kliimast, me võime rääkida elurikkusest, aga see on kokkuvõttes ikkagi inimeste väärtuskriis, mida nad väärtustavad ja kui säästlikult iseenda elu majandavad. Nii. Ja nüüd pöördub siis teie poole, lugupeetud saadikud ja hakkaks Tiiduga näiteks pihta, Merri natukene võttis juba sõna, et sa väga lühidalt, ütleme niimoodi, et tõesti minut kuni 2 ütleksid
kes sa oled ja kui suudad nii vähese ajaga öelda, siis kommenteeri vaatajatele, kuulajatele, et millise rahva poolt tõstetatud teemaga sa hetkel praegu tegeled, mis on sinu töölaual Riigikogu saadikuna? Jah, tere päevast siis või tere õhtus ka kõigil, et jah, ma olen Tiit Kala ja kui täna on nagu metsandusest juttu, siis ma olen jah metsandusliku haridusega töötanud selle peal 73. aastast. Viimasel ajal muidugi vähem on nagu eraettevõtlus, aga ametlikult jah, 20 aastat olen nagu riigimetsas töötanud. Ja kui praeguselt millega tegelen, siis ma kuulun rahanduskomisjoni ja praegu on käsil järgmise aasta riigieelarve. Et teisipäeval kuulasime ära 6 ministrit, järgmine nädal ka jätkub sellega, nii et praegu põhiliselt on eelarvelised teemad. Ma tänan. Anneli, palun. Aitäh, minu nimi on Anneli ja selles mõttes, et saadikud tegelevad tõesti nagu erinevate valdkondadega süvendatult, et ei ole nii, et kõik on kõigi asjadega nagu kursis. Et sellepärast ma ka vaatasin nagu tänast kutset, et on piirkonna saadikutele, aga võib-olla oleks pidanud kutsuma näiteks siis keskkonnakomisjoni liikmed, kes on tegelikult selle teemaga päriselt tegelenud, eks ju, et see, et piirkonna saadik ei pruugi olla, et mina juhin igapäevaselt Euroopa Liidu asjade komisjoni ja mina tegelen hoopis nende teemadega süvendatult ja ütleme, iga komisjon siis tegeleb oma teemadega, et need samad metsanduse teemad jõuavad näiteks minuni siis, kui nad on kas fraktsioonides juba arvamuse avaldamiseks või siis, kui nad lähevad suurde saali. Et enne seda on siis nii-öelda komisjonid, sotsiaalkomisjon tegeleb sotsiaalküsimustega, riigieelarve komisjon või rahanduskomisjon riigieelarvega ja Euroopa Liidu asjade komisjon tegeleb tegelikult 42% kõikidest eelnõudest, mis saalis vastu võetakse, aga enamus on siis kõik kas Euroopa Liidu algatused või mingisugused uued komisjoni ettepanekud, millega tegeletakse ja see ampluaa nagu väga lai. Peamiselt praegu, millega meie tegeleme, on Euroopa Liidu uue perioodi eelarve, mis on 2001 kuni 2027 ja see temaatika on meile kõige olulisem praegu, pluss see, mis on seotud siis koroonaviirusega ja selle taastepaketi nii-öelda rakendamisega, pluss lisaks siis veel seal väiksemad erinevad valdkonnad. Aga minu valdkonna või minu nii-öelda töölaua teemadega kattub see nii palju, kui on siis kliimaeesmärgid, mis on Euroopa Liidul seatud ja sealt vaatevinklist, aga otseselt nüüd metsanduse arengukava või metsanduse teemad minu töölaual ei ole. Ja, Ando Pevkur, mõnda aega Eesti avalikus elus ja poliitikas kaasa löönud, valitsuses 8 aastat, aga hetkel siis põhiseaduskomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalve. Vaatame, et siis kaitsepolitsei ja sõjaväeluure oma volitusi ületaks. Neid, mis on selle seaduse poolt antud ja põhiseaduskomisjonis tegeleme väga paljude asjadega, et alates sellega, et erakondade järelevalvet, rahastamise järelevalvet ära lõhutakse ja väga paljude muude teemadega, aga metsandusest mina olen küll valmis kaasa rääkima. No kaasa rääkima peab, muidugi töölauas. Minu põhiseaduskomisjoni töölaual tõesti metsanduse arengukava ei ole, sellepärast et see metsanduse arengukava kui töölauandas ei ole ühegi komisjoni töölaual, sellepärast et metsanduse arengukava ei ole esitatud ja uut versiooni ja see ongi minu jaoks nagu üks suuremaid probleeme, et tegelikult Keskkonnaministeeriumist ei ole seda tulnud. Aga kui me jõuame nüüd juba metsateemadeni, küll ma siis ütlen oma arvamus välja, mul on väga kindel oma arvamus siin olemas ja on ka minu perekonnas natukene metsajutki nagu olemas, nii et küll mul on oma arvamus ka metsamajandajana olemas. Aitäh, Priit Palun. Priit Sibul, hetkel sotsiaalkomisjoni liige, meil sotsiaalkomisjonis ka umbes ka inimeste poolt tõstatatud sama põnevaid küsimusi nagu metsandus. Viimati me menetlesime ühte rahvaalgatust, kus mingil seltskonnal inimestel Eestis on soov seadustada eutanaasia. Siis sotsiaalkomisjon arutas seda küsimust ja arutab tõenäoliselt veel enne, kui me oma lõpliku seisukoha kujundame.
5G teema on sotsiaalkomisjonis olnud rahvaalgatusena umbes sama kirglik olnud kui minu meelest metsandusega seotud, et on neid Eesti inimesi, kes arvavad, et nii valitsus kui parlament magab ja peaks olema palju kiirem ja edukam, ja on need, kes arvavad, et 5G-d ei peaks üldse Eestis arendada lubama, nii et me püüame siis aru saada, millist teed valida. Aga metsanduses ka, kui me jõuame, siis räägime, mis seal teemadel ka. Ja ma väga vabandan, et ma väga energiliselt tükkisin. Ei lubanud lõpetada, et võtsin siin sõna. Aga ma ütleks siis nii palju, et Merjalt ja maaelukomisjon. Nii et lihtsalt siis on nagu teada kõikide valdkond. Ja, muidugi. Aitäh. Aitäh ja tänan Priitu, kes siis kahjuks küll ainsana püüdis natukene siis seda küsimusele vastata, sest küsimus oli jah, et milliste tegevustega, mis on rahva poolt tõstetatud, hetkel siis tegelete või on töölaual, nii et aitäh, et need 2 asja välja tõid. Aga väga huvitav oli ka kuulata üldisemalt teie paiknemisest Riigikogu struktuuris, aga eks siis täpsemad küsimused edaspidi. Nüüd 5. oktoobril ehk siis sellel esmaspäeval läks välja pressiteade ja pressiteate alla oli kirjutanud väga mitmeid ühinguid. Tänu loodusele oli üks nendest ja see pressiteade siis ütleb sellist asja, et uus tasakaalustatud metsanduse arengukava ehk siis MAK 2021 kuni 2030 tuleb vastu võtta selle aasta jooksul. Ja selles pressiteates loodan, et te olete võib-olla sellega kursis ka, et see on ka ajakirjanduses ilmunud ja need